Jeesuse veri on igavesti elu andev ja Jeesuse veri kuulutab Kristuse võitu ristil. Kolosslastele 2:15, ma usun, me kõik teame seda, see on niivõrd võimas kirja kohta, ma võtan selle välja ja ma loen selle piibli laiendatud tõlkest. Ta ütleb, Jumal tegi relvituks meie vastu suunatud vürstid ja võimud ning tegi nad avaliku pilke aluseks ja võidutsas nende üle temas ja ristis ehk siis Kristuses ja ristis. Jeesuse veri ei ole midagi, mis oleks minevikku jäänud, vaid Jeesuse veri on olevikus toimiv juriidiline jõud. Kuidas toimib Jeesuse veri pärast risti? Kiriku tragöödia ei seisne tegelikult selles, et veri oleks olnud ebapiisav, vaid pigem selles, et seda on koheldud kui ajaloolist sündmust, kuid mitte kui olevikus toimivat juriidilist jõudu. Saatan ei karda teoloogiat. Saatan ei karda religioosset sõnavara. Ta kardab jõustamist ning Jeesuse veri on kõrgeim eksisteeriv vaimne jõustamise vorm. Palve, nii nagu enamik usklikke seda praktiseerib, ei hirmuta saatanat. Emotsionaalne anumine ega pikad palumisseansid ei pane teda taganema. Saatan on sajandeid kuulanud meeleheitlikke palveid, kuid on üks asi, mis suleb ta suu koheselt ja tõmbab vaibade jalge alt. Ja see on nende kristlaste palved ja deklaratsioonid, kes mõistavad Jeesuse vere tähendust ning rakendavad seda ühes mõistmisega. Jeesuse veri ei ole sümbol. Jeesuse veri on praeguses ajas kõnelev juriidiline tunnistaja. Heebrealastele 12:24 deklareerib, et Jeesuse veri räägib parematest asjadest kui Aabeli veri. Aabeli veri hüüdis õigluse järele, kuid Jeesuse veri hüüab kohtuotsuse järele. Õiglus nõuab karistust, kuid kohtuotsus kuulutab asja lahendatuks. Saatan ei saa vaielda juba langetatud kohtuotsusega. Ja saatana vägi ei seisne tema tugevuses. Saatana vägi seisneb legaalsuses. Ta saab vabalt tegutseda seal, kus valitseb teadmatus, kus ei mõisteta vaimseid seaduseid, kus valitsevad süüdistused ja valesti asetatud meelevald. Ilmutuse 12:10 nimetab teda vendade süüdistajaks ehk juriidiliseks vaidlustajaks, kes vaidlustab sinu õiguse seista, kes vaidlustab sinu õiguse rääkida, kes vaidlustab sinu õiguse vastu võtta ja jõustada. Iga kord, kui süütunne siseneb sinu mõtetesse, on see juriidiline väljakutse, millega saatan üritab taas avada kohtuasja, mille veri on juba sulgenud. Me teame peast roomlastele 8:1, nii ei ole nüüd enam mingit kohtumõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Hukkamõist ei ole alandlikkus, vaid vastuolu verega. Kui me oleme oma patud ja suguvõsa üle kohtu andeks palunud ning see on Jeesuse vere alla pandud ning saatan tuleb meid uuesti süüdistama nende samade asjadega, siis süü omaks võtmisega asume me süüdistaja poolele omaenda lepingu vastu. Hukkamõist ei ole püha vaimu hääl. Hukkamõist tuleb süüdistajalt. Püha vaim koputab õrnalt me südamele, kui ta soovib meie tähelepanu saada. Kui me ei veeda iga päev aega elava Jumalaga, siis ei pruugi me alati püha vaimu häält kuuldagi tähele panna. Süüdistaja aga sõidab sisse ja külvab kristlase üle hukkamõistuga ja selliselt, et ta tunneb ennast Jumala ees nagu ussike ning sellest paigast ta teeb ka ussikese palveid. See on saatana strateegia. Ta teab, et süükoorma all olles ei palveta me nagu pojad, me palvetame nagu kerjused ja need väetapalved ei jõua mitte kuhugile. Kuid veri hirmutab saatanat, sest veri tühistab tema õiguse rääkida.
Palve, mis ignoreerib Jeesuse verd, jääb nõrgaks, kuid palve, mis tunnustab verd, muutub autoriteetseks. Me ei palu Jumalalt mitte midagi uut. Me deklareerime seda, mis on juba juriidiliselt kehtestatud. Vaatame korra Heebrealaste 9. peatükki. Ja ma loen jälle selle piibli laiendatud tõlkest 14, salmi teise poole. Kristus, kes oma igavese vaimu omaenda enneolematu jumaliku isiksuse läbi on iseennast Jumalale laitmatuks ohvriks ohverdanud, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest ja elututest kommetest teenima igavesti elavat Jumalat. Paljud usklikud tsiteerivad pühakirja ilma tulemusteta, sest nende sõnad on õiged, kuid südametunnistust valitseb ikka veel süü. Usk ei saa tõusta kõrgemale meie südametunnistuse tasemest. Kui meie usume kuskil oma südamesopis, sest meie süda on paikus, on kogu meie uskumuste süsteem. Me võime oma mõistusest teada, me oleme Jumala pojad, me oleme pärijad, me oleme kuninglikust suust ja nii edasi. Kuid kui meie südames on siiski süütunne, siis me usume, et me oleme väärtusetud. Ja siis me palvetame ka nagu kerjused. Aga kui me usume, et me oleme aktsepteeritud ja armastatud elava Jumala poolt, siis me räägime nagu pärijad. Heebrealastele 10:22 piibli laiendatud tõlkest kutsub meid astuma ette täielikus usukindluses, olles piserdatud puhtaks kurjast südametunnistusest. Vaatame korra seda kirja kohta. Ja ma loen selle piibli laiendatud tõlkest. Tulgem kõik ette ja lähenegem siira südamega, tingimusteta kindluses ja usust tulenevas absoluutses veendumuses, mis tähendab kogu inimisiksuse toetumises Jumalale, täielikus usalduses, täielikus kindlustundes tema väe vastu, tema tarkuse vastu ja tema headuse vastu. Meie südamed olles piserdatud ja puhastatud süütundest, kurjast südametunnistusest ning meie ihud puhastatud puhta veega. Meil tuleb usaldada seda, mida Jumal ütleb oma sõnas. Seega me läheneme siira südamega, tingimusteta kindluses ja usust tulenevas absoluutses veendumuses. Meie südamed on piserdatud ja puhastatud süütundest Kristuse verega. Kui saatan tuletab meelde meie minevikku, mis on andeks palutud ja mitte üleüldiselt, et Jumal, ma palun andeks oma enda patud ja esivanemate patud, konkreetselt andeks palutud. Ja Jeesuse verega saab meie see meeleparandus puhastatud, siis ei pea me ennast enam selgitama. Me ei pea uuesti vabandama ega lubama ennast parandada, vaid meil tuleb vastata verega, nagu ütleb ilmutuse 12:11. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ja oma tunnistuse sõna läbi. Kristuse veri rajab võidu, kuid meie tunnistus jõustab selle võidu. Veri on juba võidu saavutanud, kuid me vajame tunnistada seda võitu selleks, et see võit hakkaks tööle meie isiklikes eludes. Ja ma tahan siinkohal jagada Riina Aasa mõne aasta tagust unenägu, mille Jumal mulle uuesti meelde tuletas, et seda jagada. Ja ma loen selle väga võimas ja see puudutab kogu Eestimaad. Ja see on Riina Aasa unenägu 3 Eestimaa üle valitsevat põhijõudu, mis Jumal Riinal näitas. Ja Riina ütleb, täna öösel näidati mulle unes 3 valitsevat põhijõudu, mis ei ole lasknud Eesti usurahval oma jumalikku saatusesse ja neile antud kuningriigi väeteele asuda. Ma nägin Eestit, mille üle hoiti nagu ühte suurt halli palakat. See oli tolmukarva hall. Seda hoiti 3 nurgast. 4. jõud oli ka, aga see lasi oma nurga kohe lahti, kui ma ta ära tundsin ja kadus peitu. Selle 4. nimi oli väga hämmastav ja loogiline.
ülejäänud kolmega selgelt seotud, kuid kuna ta end kohe ära peitis, ei jäänud ta nimi mulle meelde. Nende kolme põhijõu nimesid näidati väga selgelt. Need olid süü, häbi ja hukkamõist. Ei, need polnud mingid filosoofilised kontseptsioonid, vaid konkreetsed isikud, vaimsete vägede juhatajad, vürstid vaenlase armees. See süü, häbi ja hukkamõistu hall palakas kattis terve Eesti usurahva. See palakas takistas neil taevani jõudmast, et kõigeni, mis taevasis paigus nende jaoks valmis oli pandud. See tähendab kõigeni. Need jõud seisid seda katet hoides täiesti vaikselt, nii et keegi ei aimanudki nende kohalolu. Kuid nende mõju võis tunda iga usurahva liige, kes selle maa piirides elas. Seda palakat oli hoitud meie maa kohal juba sajandeid. See oli surunud oma vaikse, rõhuva mõju peaaegu igasse kogudusse, kantslisse ja jutlusesse, vagaduse ja pühaduse nime all. See mõju oli kohal kunagistes koolides ja seda jutlustasid vanemad oma lastele teadmata, kes selle masendava hurjutuse taga on. Nägine see palakas pole tänini kuhugine kadunud. See on endiselt alles. Isegi kui kantslites seda süü, häbi ja hukkamõistu rõhumist enam nii palju ei kuule, on see teinud meie rahvaga oma töö. Paljud kannavad seda rõhumist oma hinges edasi, sest nüüdseks on sellest saanud juba pärilik, põlvest põlve paljusid usklikke saatev alla suruv jõud. Selle jõu mõju all ei tunne keegi ennast piisavalt väärtuslikuna. Paljud käivad vaimses mõttes silmad maas, julgemata olla või midagi arvata. Selle mürgise vingu sarnane mõju on imbunud nende olemusse, kinnitades lakkamatult, kuidas nad päriselt ikka ei kõlba, ei vääri ega tohi isegi mõelda, et Jumalal on nende jaoks midagi suurt ja vaimustavalt plaanis. Jah, kellegi teise jaoks küll, aga mitte minu jaoks, mõtlevad nad. Ma olen just see, kes 3 punkti. Ma ju ei saa, sest 3 punkti. Ma olen ju see, kellel on 3 punkti. Ma ei saanud kunagi 3 punkti. Mul pole ju. Igaüks võib ise lüngad täita. Neid põhjuseid, miks meie usurahvas tervikuna, ma ei räägi üksikutest eranditest, ei suuda end oma hääbuvast madalusest ja jõuetusest üles taevasse kodakondsuse väevabadusse murda, on palju. Kes kasvas piinlikus vaesuses, kes kasvas ainult emaga, kelle isa oli vägivaldne joodik, keda naerdi koolis, kelle pereliige oli KGB-s või äraandja, keda jäeti maha, kelle abielu kriisis või lagunenud, kelle lapsed maailmas, kellel mõni haigus, kellel mida. Kuid iga sellise madala enesehinnangu ja väändunud identiteedi taga seisid ja seisavad kõrgustes 3 ülemat vürsti, põhijõudu, süü, häbi ja hukkamõist. Üksnes nende lähenemine usklikele on isikuti erinev. Mida see 3 jõukate on teinud? Mis on selle eesmärk? Eesmärk on hoida meie usurahvast ära tundmast, kes me tegelikult oleme. Tervikuna, Kristuse ihuna, aga ka individuaalselt. Kõige väelise looja ja Jumala kalli poja ja tütrena. See vingune ligiolu tegi, et kogu aeg jäi midagi puudu. See oli tunne, nagu oleks koolis pandud kõrgushüppelatt 1,80 m peale, aga sina oled klassi pisim, kes ainult pea kuklas latile alt üles vaatab. Ei maksa üritadagi. Eesmärk oli sisendada, et just sinust ei saa kunagi midagi Jumala ja tema riigi jaoks. Su elul pole muud tähendust, kui ainult see aeg siin vaikselt ja püüdlikult ära tiksuda, et ehk kuidagi taevasse saada. Sest sa ju ise tead, miks sa peadki end väärituna tundma, häbenema, tahaplaanile hoidma. Sina, just sina pole mitte keegi. Teised küll, aga mitte sina. See 3. jõud on väga kaval.
Nende kohalolu nähtamatu mõju on teinud, et paljud pole suutnud end välja sirutada peaaegu mitte millegi järele, mida Isand Jeesus Kristus neile oma sõnas on tõotanud. Nad pole jaksanud uskuda, et võiksid terveks saada või et nende perre võiks tulla muutus või et nende lapsed võiksid Jumala juurde tulla või et nad võiksid saada püha vaimu ja tema pühad keeled ning Jumalat neist taevastes keeltes ülistada. Muudest vaimuandidest, missionäri kutsest ja rahvaste juurde minekust ma ei räägigi. Kogu aeg jäi nagu midagi puudu. Tahaks ju küll, aga usku pole, sest ma ju 3 punkti, mul ju 3 punkti, mind ju 3 punkti. Ma pole ju tegelikult väärt. Sügavalt sisemases ma ju tean, et mina seda kunagi ei saa. Ma ei küüni, mul pole ju tegelikult seda õigust küsidagi, sest ma ju 3 punkti ja nii edasi ja nii edasi. Sellel kõigel on teine tera veel. On neid, kes ei ole kunagi oma sisemuses selle kontrolli jõuga nõustunud. Need on need, kellest põles Jumala vaimu püha tuli. Nad nägid, mis Jumala inimestega toimus, kuidas nad kössi pajusid ja kuidas kunagise usu tule söedki juba peaaegu kustusid. Nad hakkasid vastu, protestisid, aga mitte nende 3 jõu vastu, vaid nõnda nimetatud süsteemi vastu. Nad arvasid, et süü lasub süsteemil, institutsioonil ja korral kui sellisel. Nad ei mõistnud, et süüdi pole koguduse kord ja ülesehitus, vaid hoopis miski muu. Ja nii saidki paljud täis jõuetut viha, kibedust ja mässu. Noored keeldusid koos vanadega pingis nina löristamast ja end patuseks ussikeseks tunnistamast. Ja kuna nad muud ei teadnud, lahkuti ka usuteelt või ühineti selle jõuetu mõtteviisiga. Ega palju pole muutunud. Jah, noored on tagasi. Meil on Eestis mitu suurt noorte liikumist üheaegselt. Kuid kas nende noorte enesetunnetus on ikka juba täiesti see, mis sõnas on kirjas? Mulle näidati, et selle 3 jõu mõju töötleb salajas meie mõtteid ja tunnetust tänaseni, nii noortel kui vanadel. Kes tunneb ära süü, et alati oled justkui millesti süüdi, aga päris täpselt ei tea milles. Ja isegi kui oled 1000 korda meelt parandanud, ikkagi see süü ei kao kuhugile. Kui praegu pole justkui hingel midagi, siis tuleb end süüdi tunda vähemalt selles, mis kunagi tehtud sai. Kes tunneb ära häbi, et ikka on midagi, mille pärast on häbi ja mis ei lase avalalt ja vaba lapsena inimestele julget silma vaadata, ka mitte Jumalale. Ikka on ju midagi, mille või kelle pärast peaks häbenema, et end mitte päris õigesti tunda. Kes tunneb ära hukkamõistu? Mida iganes sa teed, ikka oleks võinud paremini, teisiti, ikka polnud päris õige ja mingile nähtamatule normatiivile vastavalt sooritatud. See vaikne hukkamõistu tunne jälitab paljusid. Ükskõik kui väga nad püüavad kõike õigesti teha, ikka ei ole piisav. Nii paljud on täna sellest kõigest väsinud, isegi usku kaotamas. Väliselt ei näidata, aga nõustamisel tuleb see ilmseks. Ja nii oodataksegi pigem ülesvõtmist kui üles tõusu. Antikristust, mitte ärkamist. Alla andmist, mitte seda, et kivi, mis käte abita murti ja kõik maailma kuningriigid järjest pulbriks jahvatas, võiks peatselt täita juba kogu maa, kasvades suureks mäeks, kõrgemaks kõigist küngastest, kuhu kõik maailma rahvad kokku voolavad, sest selle valgus on tulnud juba 2000 aasta eest. Kõige selle taga, et me pole jaksanud uskuda, vähemalt mis meie maasse puutub, on need 3 vaimset jõudu, süü, häbi ja hukkamõist. Ja samas on kogu aeg kõik see, mida sa oled igatsenud, sinu jaoks olemas olnud. Jeesuse Kristuse välja sirutatud paremas käes. Need 3 vaenlase kindralit või vürsti on meile valetanud ja meie usku nüristanud, et me ei sirutuks, ei usuks, ei austaks teda, kes maksis meie täieliku vabaduse eest sellise hinna. Et me ei austaks oma eluga teda, kes meie eest ristile läks.
et kogu Jumala laste auline vabadus koos kogu kuningriigi väe ja õigusega meie omaks saaks. Amen. Väga, 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 väga tõsine. Seega, kuna Riina nägi unes, et need 3 põhijõudu on valitsenud Eesti rahva üle aastasadu, siis see tähendab seda, et tegelikult füüsiliselt lausa on meie ihurakkudesse kodeeritud süü, häbi ja hukkamõist. See on meie ihurakkudes lausa olemas, sellepärast et see on põlvkondade tagune patt ja see ei kao meie seest ära, see on meie sees. Järelikult tuleb sellest meelt parandada kogu oma vereliini eest, selleks, et vabaks saada. Ja ma annan selle palve selle saate lõpus, Daniel Tuvalli palve. Kuid praegu ma lähen edasi veel Jeesuse verega. Jeesuse veri valitseb ka ligipääsu Jumala kohalolusse. Hebralastele 10, 19-22 deklareerib, et meil on nüüd julgus minna kõige pühamasse paika Jeesuse vere kaudu. Ja meie julgus ei põhine käitumisel, vaid tasutud lunastuse hinnal. Anumine viitab lepingulisele teadmatusele ja ebakindlusele, kuid Matteuse 27:51 kohaselt rebestas Jumal eesriide ülalt alla. Ligipääs on kindlustatud. Meie identiteet on samuti verega määratud. Me oleme Jumala lapsed ja me valitseme elus õiguse anni kaudu. Vaata roomlastele 5. peatükki. See on seal kirjas. Jumala õigus on kristlase juriidiline seisus. Jumala õigus on and. Me ei saa seda välja teenida. Õigus ei ole moraalne parandamine, vaid juriidiline seisus. Saatan ründab meie identiteeti rohkem kui käitumist, sest kui ta veenab meid väärtusetuses, mida ta on üritanud teha, siis me peatame ise oma palved. Ja meie sõnad loevad. Me teame, mida ütleb õpetussõnad 18:21, et elu ja surm on keele võimuses ning lepingu autoriteet on häälega aktiveeritav. Lepingu autoriteet on häälega aktiveeritud. Meil tuleb välja rääkida selle võidu, mille Kristus on ristil saavutanud. See ei aita seda, et me teame seda oma mõistusest. Meil tuleb seda kuulutada, sest meie hääl aktiveerib selle võidu. Laul 103:20 kohaselt kuuletuvad inglid Jumala sõna häälele. Kui me räägime sõna, anname verele hääle siin maa peal. Galaatlastele 3, ja ma tahaks sinna korra minna, Galaatlastele 3. peatükk ja ma loen selle uuesti piibli laiendatud tõlkest ja salmid 3:6, Galaatlastele 3:6-8 ja 11. Seega uskus Abraham Jumalasse, kinnitus temasse, usaldas Jumalat ja toetus Jumalale ning see arvati temale õiguseks, kui vastavus jumaliku tahtega nii kavatsuses, mõttes kui ka teos. Mõtle sellele. Abraham uskus Jumalasse, aga sellega ei piirdunud asi. Abraham kinnitus Jumalasse. Ta usaldas Jumalat ja ta toetus Jumalale, Jumala sõnale, Jumala tarkusele, mitte omaenese tarkusele. Ja see arvati temale õiguseks, mitte tema head teod. See loeti temale õiguseks, kui vastavus jumaliku tahtega nii kavatsuses, mõttes kui ka teos. Salm 7. Tea ja mõista, et just need, kes elavad usu läbi, on Abrahami tõelised pojad. Aga kuna kiri nägi ette, et Jumal mõistab paganad usu läbi õigeks, kuulutas ta Abrahamile tõotuse kaudu evangeeliumi, kuulutades ammu ette rõõmu sõnumit päästjast, öeldes, sinu nimel õnnistatakse kõiki rahvaid. Salm 11. On aga ilmne, et keegi ei saa õigeks seaduse kaudu,
Sest kiri ütleb, et kes on õige, see elab usust ja kes usu läbi mõistetakse õigeks, see elab. Meie õigus ehk Kristuse õigus on äärmiselt oluline. Ma tahan lugeda ka veel roomlastele, ma loen ära selle roomlastele 5, 9 ja 17 salmid Biblia laiendatud tõlkest, mis ütlevad, kuna me nüüd oleme õigeks mõistetud, õiglaseks tehtud ja Jumalaga õigesse suhtesse loodud Kristuse vere läbi. Kui palju kindlam on see, et tema päästab meid Jumala viha ja meeleparaha eest. Sest kui ühe inimese üleastumise, eksimuse, patustamise pärast surm valitses selle ühe läbi, siis palju kindlamalt hakkavad kuningatena valitsema need, kes saavad temalt rohke armu ja õiguse anni, kes nad endaga õigeks seab, ühe inimese Jeesuse Kristuse kaudu. Mõtle sellele. Nüüd oleme õigeks mõistetud, õiglaseks tehtud ja Jumalaga õigesse suhtesse toodud Kristuse vere läbi, mitte oma heade tegude läbi, mitte oma ponnistuse läbi, isegi mitte meeleparanduse läbi, vaid Kristuse vere läbi. Me ei ole teinud mitte midagi selleks, et meie võiksime saada õigeks mõistetud. Me ei saa mitte midagi selleks teha. Me oleme õigeks mõistetud Kristuse vere läbi. Meil on nii loomulik inimestena see, et me tahame midagi ise teha selleks, et olla õiged Jumala ees. Me ei saa mitte midagi muud teha, kui selle usus vastu võtta. Ja vaata, mida öeldakse nende kohta, kes selle anni usus vastu võtavad. Palju kindlamalt hakkavad kuningatena valitsema need, kes saavad temalt rohke armu ja õiguse anni, kes nad endaga õigeks seab, ühe inimese Jeesuse Kristuse messia võitu kaudu. Pane tähele, et Jumal mõistab meid õigeks usu läbi. Kui me usume teda, siis mõistame, et me oleme õiged tema ees Kristuse vere läbi. Kuid kui me elame ikka veel edasi saatana süüdistuste all, mis võivad olla nii sageli sellist, et me ei pane isegi neid tähele, siis ei usu me tõeliselt, et me oleme õiged. Ja meie palved on seega nõrgad ja väetid palju midagi saavutada. Sest me teame, mida ütleb Jakobuse 5:16. Õige inimese mõjuvõimas palve saadab palju korda. Pane tähele, õige inimese mõjuvõimas palve. Kui meie ei usu, et me oleme õiged Jumala ees Kristuse vere läbi, siis ei ole me palved ka mõjuvõimsad, sest see on õige inimese palve. Õigus ei ole inimlik saavutus ega moraalne pingutus, vaid juriidiline and, mis on saadud uue sünni kaudu. See on meie kindel ja muutumatu positsioon, mis annab meile õiguse seista Jumala ees ilma igasuguse süü, häbi või hukkamõistu tundeta. Ka meie palve vastused on õiguse taga, sest Matteuse 6:33 ütleb, et otsige esiti tema kuningriiki ja tema õigust. Siis antakse teile seda kõike lisaks. Kui me otsime Jumala õigust, mis tuleb Kristuse vere kaudu. Kui mina ei seisa Jumala õiguses, siis seisan ma enese õiguses. Enese õigus on seega ka see, kui ma seisan Jumala eest süütunde või häbiga, sest ma ei nõustu siis tõega. Ma ei mõista seda, et Kristuse surm ja ülestõusmine andsid mulle pääste kaudu väe seista Kristuse õiguses, tema lõpetatud töös. Kui ma olen usaldanud oma südame Jumala kätesse ja palunud, et kui miski seisab minu ja tema vahel, mille ta soovib kõrvaldada, et ta näitab seda mulle ja ma saan sellest kohe meelt parandada, siis tuleb mulle usaldada, et Jumal teeb seda, sest see palve on tema sõnaga kooskõlas. See aga tähendab seda, et mul on iga kord julgus astuda Jumala ette Kristuse õiguses, tema lõpetatud töös, tema vere kaudu. Ma ei pea Jumala ees silmi maha lööma. Ma ei pea astuma Jumala ette süütunde ega häbiga oma mineviku pärast. Jumal ei oota meilt täiuslikkust, sest see oleks ebanormaalne nõue. Jumal ei oota meilt eksimatust, sest see oleks samuti ebanormaalne nõue. Jumal teab, et me eksime
ja vaatamata sellele annab ta meile õiguse julgusega tema armutrooni ette tulla.